Putin pidi arvama, et on Ukrainast juba kõike näinud, kuid Venemaa sõdurite jaoks lahinguväljal läheb olukord ainult hullemaks. USA ehitas ühe maailma võimsama relva ja nüüd purustab Ukraina sellega Venemaa sõdureid. Ilma suurema kärata on Ukraina lihtsalt lisanud oma arsenali ühe maailma kõige hirmuäratavama suurtüki ning see on muutnud kõik Venemaa relvad kasutuks. Ukraina ise ei oodanud seda kunagi. Venemaa ei aimanudki, et see tuleb. Aga tänu sellele, mille USA lõi aastakümneid tagasi, on Ukrainal nüüd hävitav relv, mida ta saab kasutada Venemaa sõja lõpetamiseks. Kõnealune relv on 203 mm M110 iseliikuv haubits, mis on antud Ukraina relvajõudude 52. suurtükibrigaadile. Seda kinnitab United 24 meedia, mis ütleb, et brigaad ise on relva saabumist kinnitanud ja märkinud, et see sobitub hästi kodumaise Ukraina suurtükiväega, mis purustab Venemaa kevadrünnakut. Meie varustusse kuuluvad 2 S-22 Badana iseliikuv haubits, RM-70 Vampire mitmikraketiheitjad ja 203 mm M110A. 52. brigaad teatas sellest juhuslikult sotsiaalmeedia postituses 2. aprillil, jättes peaaegu mulje, et M110 on kõrvaline detail. Tegelikult see nii ei ole. Ja te seate teada, miks selle võimsa suurtüki saabumine Ukrainasse sunnib lahinguväljal peagi muutusi tegema. Kõigepealt tuleb küsida, kuidas Ukraina üldse suutis M110 haubitsad endale saada. See on külma sõja aegne relv, mille USA armee on ametlikult kasutuselt kõrvaldanud, nii et võiks arvata, et Ukrainal pole mingit võimalust seda saada. Kuid kasutuselt kõrvaldatud relv ei tähenda tingimata, et see oleks vananenud ja Ukrainas olevate M110 päritolu saab jälgida 2025 aasta oktoobris sõlmitud tehinguni. Just siis teatas Army Recognition, et Kreeka oli heaks kiitnud 60 oma USA's valmistatud suurtükisüsteemi üleandmise Ukrainale. Koos süsteemile vajalike 150 000 mürsu ja mõnede Zuni rakettidega tehingus, mille väärtuseks hinnatakse 199,4 miljonit eurot ehk veidi alla 230 miljoni dollari. Suurtükid ja laskemoon pidid jõudma Ukrainasse Tšehhi Vabariigi kaudu ning süsteemid saadetakse Ukrainasse ilma igasuguste muudatuste või põhjaliku remondita. See võib jätta mulje, et Kreeka sai tehingus parem osa, kuid tegelikult see nii ei ole. Ukraina jaoks tähendas see tehing, et nad said enda käsutusse suure hulga suurtükisüsteeme, mis on juba pikka aega olnud lahinguväljal hirmutiseks igaühele, kes nendega vastamisi on sattunud. M110 haubits ei pruugi olla moodne ega ülimalt nutikas, kuid see suudab väga kiiresti anda tohutut tulejõudu. Sõjaosana. See tundub paljuski nagu ajakapsel sellest, kuidas lahinguid peeti aastakümneid tagasi, mitte selline konventsionaalne konflikt, mida võiks tänapäeval oodata. Veelgi rohkem võib jõuda ka Ukrainasse. Army Recognition märgib, et Kreeka relvajõud on kasutanud M110A2 alates 1980. aastate algusest ning neil oli umbes 145 seda suurtükisüsteemi enne, kui teatati 60 ühiku üleandmisest Ukrainale. Aastakümneid oli see süsteem Kreeka kaugmaa suurtükiväe lahendus, kuid on muutunud üleliigseks, kuna Kreeka moderniseerib oma relvastust NATO 155 mm standardile. Ukraina jaoks tähendas see moderniseerimine võimalust saada enda käsutusse võimas suurtükivägi, mis suudab purustada Vene kaitseliine ja nõrgestada vägesid, kui nad üritavad rünnakuid alustada. Nii et see oli igati hea tehing ning Ukraina jaoks paistab see veelgi parem, kui vaadata, millised mürsud on koos 60 haubitsaga komplekteeritud. United 24 meedia teatel on Ukraina saanud selle tehingu raames 50 000 suure lõhkevõimsusega M106 mürsku ning lisaks 40 000 raketiabiga M650 mürsku. Ja 30 000 kummatki nii M509A1 kaheotstarbelisi kobarmoonasid kui ka M404 täiustatud tavapäraseid moonasid, mis valmistati M110 jaoks selle teenistuse hilisemas etapis. See tähendab, et haubitsad, mille Ukraina on saanud, on nii mitmekülgsed kui ka võimsad ning see muudab need Ukraina jaoks lahinguväljal veelgi kasulikumaks. Enne kui me jõuame selleni, kuidas, tuleb vastata veel ühele küsimusele. Kas Ukraina võiks saada veel M110 haubitsaid nüüd, kui neil on see esmane partii käes? Vastus näib olevat jah, kui Army Recognitioni väited Kreeka varude kohta on täpsed. Kreekal peaks olema veel 85 M110 haubitsat, mida nad võiksid üle anda, kuigi see eeldab, et Kreekale jäänud haubitsad on piisavalt heas seisukorras, et need oleksid Ukrainale kasulikud. Peame ootama ja vaatama, kas õnnestub sõlmida veel mõni tehing, mis võimaldaks Kreekal kasu saada süsteemist, mida nad peavad vananenuks, kuid mida Ukraina saaks kasutada tõsise kahju tekitamiseks Vene armeele, mis peab Ukraina sõda suures osas nii, nagu oleks see kinni 1950-ndates. Kuid suurem küsimus on selles, kas Ukraina suudab saada M110 haubitsaid Ameerika Ühendriikidest. Lõppude lõpuks on tegemist Ameerika relvaga ning olemas on algatus, mis võimaldab NATO riikidel osta relvi USA-st, mis seejärel tarmitakse Ukrainale.
Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekiri ehk Pearl võib olla võtmetähtsusega, et Ukraina saaks neid haubitsaid veelgi rohkem, eeldusel, et need osutuvad lahinguväljal piisavalt kasulikuks, et Ukraina sooviks neid veel juurde saada. Ukraina NATO liitlased on seni Pearli hästi kasutanud. 2025 aasta detsembri seisuga olid nad Pearli kaudu rahastanud üle 4 miljardi dollari väärtuses abipakette Ukrainale. See on nutikas kontseptsioon, kus Ukraina märgib ära, mida ta vajab sõjaliseks abiks, et see saaks otse rindele toimetatud Ameerika Ühendriikides tehtud ostude kaudu. Pearli abil saab Ukraina ise otsustada, kuhu saadud sõjaline abi läheb, selle asemel, et loota, et liitlased annavad relvi, mis talle kasulikud oleksid. Nii et Pearl võiks olla tee Ameerika Ühendriikide M110 haubitsate ladudeni, kuid selle tee lõpus ei pruugi olla mingit tulejõudu. De Gaulle'i sõnul tootis USA pärast selle relva esmakordset kasutuselevõttu 1963. aastal 1100 M110 haubitsat. Sama allikas märgib ka, et see süsteem on mõnevõrra kasutusel mitmes riigis, nagu Türgi, Hispaania, Bahrein, Maroko ja Jordaania, samuti Kreekas. Mõned neist riikidest võiksid teoreetiliselt osa oma haubitsatest Ukrainale anda, eriti Hispaania. Aga mis puudutab USA'd, siis De Gaulle teeb vastuolulise väite, et M110 on nii USA sõjaväes kasutusel kui ka 1990-ndatel kasutusest kõrvaldatud, jättes Ameerikale ainsaks iseliikuva haubitsa valikuks M109. See muudab küsimuse selliseks, mis juhtus nende 1100 M110-ga? Me teame vähemalt mõne kohta vastust, sest Real Clear Defense märgib, et 1990-ndatel kasutas USA kulunud M110 torusid improviseeritud kestadena GBU-28 punkripommidele, mida kasutati Lahesõjas Iraagi sõjaväe vastu. Aga see ei ütle meile, kas Ameerika ladudes on endiselt M110-sid alles, lihtsalt ilma torudeta, või kas USA hävitas suurtükid endid torude eemaldamise käigus. Kui see on esimene variant, siis võib-olla saaks Ukraina kätte selle, mis Ameerika M110-st alles on, ja ehitada haubitsatele uued torud. Tšehhi algatus, mille kaudu Kreeka müüs oma M110 Ukrainale, võiks selles osas abiks olla, kuigi see on tõepoolest spekulatiivne idee, mis eeldab, et USA-l on endiselt mõned M110 alles ja mis veelgi olulisem, et nad oleksid valmis neid Pearli kaudu Ukrainale müüma. Jätame oletused kõrvale ja vaatame midagi olulisemat. M110 haubitsa saabumine Ukrainasse võib põhjustada olulisi muutusi rindelõikudes, kuhu see relv paigutatakse. See üksi muudab need relvad külmasõjaaegsetest reliktidest murrangulisteks relvadeks. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt väärtust, siis ärge unustage tellida, et olla alati samm ees. Nüüd, mida toob M110 Ukrainale? Alustuseks annab see sellist tulejõudu, millest Ukraina on suure osa sõjast Venemaaga suurtükiväe rindel puudust tundnud. See ei tähenda, et Ukrainal poleks üldse olnud suurtükiväe tulejõudu, kuid nüüd, kui neil on M110, toob see Venemaa vägedele kaasa mitut tüüpi hävingut. Iga M110 poolt tulistatud mürsk toimetab sihtmärgile 90 kilogrammi ehk umbes 198 naela lõhkeainet. Ja raketimootoriga mürskude abil, mida me teame, et Ukraina on saanud Kreekalt, võib see tulejõud ulatuda kuni 30 kilomeetri ehk umbes 18,6 miili kaugusele mis tahes sihtmärgini, mida Ukrainal on vaja hävitada. See jõudlus on ühendatud mobiilsusega, kuna iga M110 on paigaldatud roomikšassiile, millel on 405 hobujõuline mootor, võimaldades Ukrainal liikuda, rünnata ja uuesti liikuda, et katta lahinguväljal suuremat ala, kui see oleks võimalik statsionaarse suurtükiväega. Selle tulejõu eest peab Ukraina siiski ohverdusi tegema. Army Recognition märgib, et iga M110 meeskonnas peab olema kokku 13 inimest, kellest 5 juhivad M110 masinat ning ülejäänud liiguvad järelveokis, kus hoitakse operatsioonis kasutatavaid mürske. See on üsna suur vägede kaasamine ja see seletab, miks Ukraina kasutuses olevad M110 antakse just suurtükibrigaadidele. Need meeskonnad saavad kasutada kahurit, mille tõstenurk on vahemikus -2 kuni 65 kraadi, nagu sama allikas märgib, ning mida saab pöörata 30 kraadi vasakule ja paremale. M110 on ka käsitsi varujuhtimisseadmed, mida saab kasutada juhul, kui hüdraulika üles sütleb. Seega peab Ukraina oma meeskonnad nende kasutamiseks välja õpetama. Kiirus võib samuti probleemiks olla. M110 tulistab tavaliselt ühe lasu iga 2 minuti tagant, kuigi väidetavalt võib see intensiivse tulevahetuse ajal vastase vastu jõuda 2 lasuni minutis. See eeldab, et relva saab piisavalt kiiresti uuesti laadida, kuna sellel on kaasas vaid 2 lasku. Aga M110 ei ole sugugi täiuslik relv. Aga see lööb piisavalt kõvasti, et ohvrid, mida Ukraina peab selle kasutamiseks tooma, tunduvad peaaegu ebaolulised. M110 on nagu tugev löök, mis järgneb kiiretele hoopidele, mida Ukraina oma väiksemate ja kiiremate haubitsatega Vene positsioonide pihta annab. Ja see tulejõu kombinatsioon on veel üks võtmetegur, miks M110 saab olema mängumuutja, nagu te varsti teada saate.
enne kui selleni jõuame, tuleb arvestada ka hinnaga. Jah, M110 on vana varustus, vähemalt võrreldes paljude teiste relvadega, mida Ukraina oma lääneliitlastelt saab. Aga on hea põhjus, miks Ukraina maksis 60 ühiku eest raha, selle asemel, et nõuda Kreekalt nende vanade suurtükisüsteemide annetamist. Ainuüksi mürskude arvestuses teeb Ukraina kulutatud $230 miljonit, ühe võimsa mürsu hinnaks veidi üle $1500. Ja see eeldaks, et Ukraina sai need 60 M110 ise tasuta kätte. Nad ei saanud neid tasuta. Need tuleb hinna sisse arvestada, nii et $230 miljonit on toonud Ukrainale palju tulejõudu väga odava hinnaga. Vastavalt Defense Expressile hindas Kreeka iga M110, mille ta Ukrainale müüs, €520,000 ehk umbes $599,000. Kui korrutada see 60-ga, saad umbes $35,9 miljonit haubitsate eest. See omakorda viib Ukraina kulu ühe mürsu kohta alla $1300. Kõik, mida Ukraina peab tegema, on tabada mõnda tanki ja väekoondist oma M110-dega ning suurtükivägi on end praktiliselt juba tasa teeninud. Selline investeeringu tasuvus on tohutu riigi jaoks, mis seisab silmitsi suurte rahaliste raskustega pärast 4 aastat sõda Venemaaga. Need raskused leevenevad, kui Ukraina hakkab lõpuks saama $105 miljardi suurust laenu, mille Euroopa Liit on lubanud anda. BBC sõnul võib selle laenu esimene osa jõuda Ukrainasse juba aprillis, kuigi valitsuse plaan kulutada 2026 aastal $112 miljardit jätab endiselt puudu umbes $45 miljardit. Kõik, mida Ukraina saab teha oma kulude madalal hoidmiseks ja samal ajal Venemaale maksimaalset rahalist kahju tekitamiseks, on positiivne samm ning odavad M110, mille Ukraina just sai, sobituvad sellesse strateegiasse suurepäraselt. Siis on veel M110 mitmekülgsus. Ja just siin lähevad asjad tõsiseks nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks. 52. suurtükibrigaad, mis sai esimese partii M110-sid, saab relva, mis täiendab suurepäraselt teisi relvi, mida nad kasutavad oma suurtükirünnakutes Venemaa vägede vastu. Brigaadil on juba kodumaine Bodana, mida saab kasutada täppislöökideks Vene positsioonide pihta pika maa tagant. Seega on see tüüpi suurtükivägi ideaalne juhtimiskeskuste, laskemoonaladude ja teiste staatiliste sihtmärkide tabamiseks vahetustagalas, millele Venemaa tugineb oma rünnakutes Ukraina kaitsepositsioonide vastu. Brigaadi varustusse kuulub ka RM-70 Vampire, mida kasutatakse suurte tulelöökide andmiseks varustuse ja väekoondiste pihta, muutes selle ideaalseks valikuks Venemaa mehhaniseeritud rünnakute tõrjumisel. M110 täiendab seda, pakkudes tohutut tulejõudu Ukraina suurtükibrigaadidele, nagu varem mainitud. Selle USA's toodetud haubitsaga saab 52. suurtükibrigaad nüüd tabada kindlustatud ja kõrge väärtusega sihtmärke, mida RM-70 Vampire hävitada ei suuda. See vabastab Bohdana, et rünnata sihtmärke kaugemal kui M110 suudab, luues sisuliselt kihilisema suurtükiväe lähenemise, kui Ukrainal varem oli. Vampire hävitab ründavad üksused ja varustuse, M110 hävitab nende rünnakute tagalas olevad kindlustatud sihtmärgid ning Bohdana laastab Venemaa tagalat, et tulevased rünnakud oleksid nõrgemad ja veelgi lihtsamini purustatavad. Praegu viib Ukraina 52. suurtükibrigaad Ida-Ukrainas läbi missioone, kus nad pakuvad tuletoetust ja viivad läbi vastusuurtüki tuleoperatsioone, teatab Militseni. See brigaad tegeleb ka Venemaa logistika häirimisega, milles M110 saavad abiks olla. Defense Express toob välja veel mõned üksikasjad, märkides, et brigaad tegutseb praegu Harkivi ja Kramatorski piirkonnas, kus M110 on tõenäoliselt juba lahingutegevuses. Viimane neist 2 asulast on väga oluline. Kramatorsk on üks 4 suurest linnast, mis moodustavad Donetski kindlusvööndi, mis ulatub umbes 50 kilomeetri ehk 31 miili ulatuses mööda H20 Konstantinivka Slovjanski maanteed. See linn, mis asub selle vööndi põhjaosas, peab vastu pidama nii kaua kui võimalik, et Ukraina saaks seda kasutada Vene vägede hävitamiseks, kui nad üritavad täita Putini eesmärki vallutada Donetsk ja seeläbi võtta Donbass Ukrainalt ära. Pärast Venemaa algset agressioonikampaaniat 2014 aastal veetis Ukraina üle 10 aasta Kramatorski kaitserajatisi tugevdades, muutes selle linna juba niigi põrguks sissetungivatele Vene vägedele. Nüüd, kui M110 on lahinguväljal, peab iga Vene vägede koondumine või tugevdatud sihtmärk, mis on seotud linna vallutamise katsega, arvestama tohutu tulejõuga, millega nad pole valmis toime tulema. See käsitleb seda, kuidas Ukraina tõenäoliselt praegu oma M110-sid kasutab. Aga Ukrainal on neid haubitsaid 60 ja tundub ebatõenäoline, et 52 suurtükibrigaadil on need kõik. Veel on ootamas varus ja M110 mitmekülgsus. Tänu selle mürsuvalikule avab Ukrainale palju muid võimalusi. Võtame näiteks Ukraina hävitustsoonid. Need tapatsoonid, mis ulatuvad miilide kaugusele ja on täis droone ning muid kaitsevahendeid, lõhuvad juba Putini vägesid.
United24 Media teeb head tööd selgitamisel, miks see nii on, kui nad avaldasid visuaalse selgituse, mis näitab, mida tüüpiline hävitustsoon sisaldab. See on õudne lugemine, kui oled Vene sõdur. Igas neist tapatsoonidest on nii tankitõrje kui ka jalaväevastased vahendid, mis on mõeldud hävitama kõike, mis üritab neist läbi murda. Lisaks pidevalt taevas patrullivatele droonidele on seal miinid, tankitõrjekraavid ja niinimetatud draakonihambad, mis on paigutatud selleks, et Vene soomustehnikat peatada. Jalaväelased, kes üritavad jalgsi läbi tungida, peavad toime tulema miilide pikkuse okastraadiga, droonidega ning Ukraina rajatud tunnelivõrgustikega, mis võimaldavad varitsusi Vene sõdurite vastu. Mis pistmist sellel kõigel M110-dega on? Ukraina tapatsoonid õigustavad oma nime täielikult, sest need on täis Venemaa rünnakute liha ja metalli kogu rindejoonel. Nende teine eesmärk on aga muuta teatud territooriumid Venemaa maavägedele ligipääsmatuks. Selle asemel, et otse läbi minna, peavad need väed ringi minema. Siin tulebki mängu suurtükivägi. Tänu nutikale tapatsoonide rakendamisele saab Ukraina suunata Vene sõdureid avatud aladele miilide pikkusel maa-alal Venemaa positsioonide ja kaitseliinide vahel, mida Vene sõdurid soovivad rünnata. See suunamine viib varitsusteni. Suurtükivägi laseb mürske alla, samal ajal kui FPV-droonid lendavad ringi, rebides soomust ja sõdureid armutult puruks. Kujutage nüüd ette, kuidas M110 tulistavad peaaegu 90 kiloseid mürske nendesse varitsuspunktidesse. Mitte millelgi, mida Venemaa maaväena saadab, poleks mingit võimalust. Ja just see ootab Venemaad ees, kui ta alustab oma kevadrünnakut Ukraina vastu. Juba surmavad tapmisalad on muutunud veelgi ohtlikumaks, kuna Ukraina on saanud enda käsutusse vananenud varustust, mida saab taas uueks muuta just seetõttu, et Venemaa peamine taktika on lihtsalt saata kahuriliha ja aeg-ajalt soomust, et murda Ukraina kaitset. Sellised vananenud taktikad muudavad vanema relva nagu M110 mitte ainult kasutuskõlblikuks, vaid lausa hävitavaks aeglaselt liikuvate Vene rünnakute vastu, mis on muutunud täiuslikuks saagiks nii võimsa kiske jaoks. Külma sõja titaan on Ukrainas taaselustatud. Kui Venemaa tahab sõdida iidsete strateegiatega, siis Ukrainal on nüüd relv, millega saab vastu astuda Putini taktikale. Ja on väga tõenäoline, et Ukraina leiab huvitavaid uusi viise oma M110 moderniseerimiseks, nüüd kui need neil olemas on. Ukraina on spetsialiseerunud saadud lääne varustuse uuendamisele ning paremat näidet sellest kui see, mida Ukraina teeb oma M1 Abrams tankidega, pole olemas. Tahad rohkem teada saada? Vaata meie videot uuendusest, mis on nii geniaalne, et isegi USA soovib seda. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et näha rohkem meie kajastusi viimastest relvadest, mida Ukraina Venemaa vastu kasutab. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!